neid küsimusi esitada ka hiljem nii-öelda ümarlauas. Et me ei jõua muidu kõiki küsimusi nii ehk naa teenindada praegusel hetkel, jah. Aitäh, aga Markus, sinu kord. Aitäh ja tere ka minu poolt. Siin ma olen täiesti tavalise inimesena. Ei ole nii-öelda erinevad inimene, sellepärast, et tänase esitlusel ma panin kokku lootes sellele, et siia tulevad nad poliitikud, kes saavad ennast natukene harida võib-olla. Et millest meil ei räägita või siis reaalselt hämatakse. Põhiliselt võtted, kuidas rahvast lollitatakse, on see, et tuulikud lahendavad meie energeetilised probleemid. Ja kui tuulikuid ei ehitata, siis meie elekter läheb kallimaks. Tuulikud on väga head rohelise energia tooted. Tuulikud on ohutud ja igal pool meie ümber on nagu nii infraheli. Saartes mõneti infraheli ja kõik on korras. Ja lõpuks siis puudulik seadusandlus. Võtan iga teema omate slaidina. Esimene, siis selline punkt, mismoodi üritatakse rahvale tuulikud maha müüa, on see, et kui tuulikud ehitada, siis meil elekter on kallimaks. Reaalsus on teine. Reaalsus on see, et kui tuulikud ehitatakse, siis meil hakkavad probleemid alles tekkima. Minimaalne elektri hind, kuhu ei ole nagu arvestatud lisaenergia võimsuste ehitamist, ei saa olla suurt alla 10 sendi kilovatti kohta. Seda räägitakse mingist müstilisest 4 sendist, 6 sendist, see on puhas jama. See saab olla jah niimoodi, aga see ongi siis niimoodi, et meie saame kõik kahjud pärast kinni maksta. Et arendajad saavad raha ja Eesti riik ja vallad maksavad kahju. Põhiprobleem tuulikutega on see, et kui palju nad energiat toodavad. Oma eelmistes ettekannetes ma olen hästi palju numbritesse süvenenud ja reaalsus on see, et praegused tuulepargid, mis meil on, annavad maksimaalselt 20-28% oma maksimaalsest energiatootlikus võimekusest. Et kui see tuulik toodaks kogu aeg energiat maksimaalse võimsusega, siis ta toodaks 100%, aga reaalselt praegu nad toodavad 20-28%. Aga mis siis ülejäänud 70% saab, kus me selle elektri võtame? Et mida rohkem me tuulikuid teeme, seda suuremaks see probleem läheb, sellepärast, et ühel hetkel tootakse üle elektrit, aga teisel hetkel paari päeva pärast on kõik puudu. See elekter kuskilt saada. Ja väga tihti on probleemid päris suurte piirkondadega, et on tuulevõikused. Ja üks väga oluline asi, millest rahvale ei räägita, on see, et millal tuulikud saavutavad oma maksimaalse tootlikkuse. See on umbes 10 meetrit sekundis tuulega. Alla selle, 2 meetrist sekundist läheb tuulik tööle, aga tema tootlikkus väga väike. Ja sellised keskmised tuulikud, mis meil praegu on, need seisatakse tuulekiiruse juures 25 meetrit sekundis. Suured tuulikud, mida tahetakse ehitada, kuulu järgi seisatakse varem. Sellepärast, et pinnad on suuremad ja tuule mõju tuuliku labadele ja mastile on oluliselt suurem kui väikse tuulikud, mis on madal. Et kuna meil jääb ikkagi energiat puudu, siis see tähendab seda, et me peame ehitama lisaks veel ühe elektrijaama võrgu. Hetkel öeldakse, et teeme gaasi. Väga hea. Kas Eestil on gaasi? Minu teada ei ole. Gaasi peame kõik sisse ostma. Ja kas Eestis on üldsegi maagaasi mahuteid? Hoidled? Ei ole. Lähim on Lätis. Jällegi probleem. Et need on need põhilised sellised asjad, mis on mul endal välja tulnud, kui ma olen kuulanud, mida meile poliitikud räägivad.
Ja viimane rida on eriti hea, et miks peab doteerima tulusat äri. Meile tahetakse rääkida, et tuulikute elekter on niivõrd odav, niivõrd hea, aga reaalsus on see, et ilma dotatsioonideta mitte keegi ei taha neid suuri parke ehitada, sellepärast, et see tasuvus on väga ebaühtlane. Aastate lõikes tuuleenergia tootmisvõimsus võib mingitel kuupäevadel kõikuda 20-30%. Ja ka aasta lõikes võib see lõikuda nii palju. Sellepärast, et ega meie kliima ei ole ühtlane. Üks aasta on tuulisem, teine aasta on vähem tuul ja nii see lõplik toodang siis kõigub tuulikutel. Ja kõik, mis tuulikutest puudu on, tuleb kuskilt saada. Tuulikud on väga hea rohelise energia tooted. Ja tõsi on see, et siis kui tuulikud genereerivad elektrit, nad ei erita CO2 gaasi, mitte üks tilk, mitte midagi ei ole sealt. Aga see CO2 tuleb kõvasti siis, kui need tuulikud ehitatakse. Tuulikute eluiga ei ole väga pikk, võrreldes mõne teise energiatootmise allikaga. Et kui võtta suured elektrijaamad, näiteks tuumajaam, siis tuulikuid võib isegi võib-olla vaja olla 3-4 korda uuesti ehitada, et saada siis see tuumajaama eluiga kätte. Ja sama on ka tegelikult põlevkivijaamadele. Et põlevkivijaamad on juba enamjaolt meil hästi vanad, jah, aga see hästi vana on ju 50-60 aastat. Selle aja jooksul võib-olla tuulikuid tuleb 23 korda uuesti ehitada. Ja kõik see maksab. Kas keegi suudab garanteerida, et siis tuuliku jalang, mis on maa sees, see 30 aasta pärast uut tuulikut kannab? Järgmised 30 aastat. See on teadmata suurusjärk. Et siin on pilti juures, et ühest versioonist tuuliku vundamendist. Aga see on siis ju hea pinnase puhul, kus pinnasel on hea kandevõime. Kui pinnasel kandevõime puudub, nagu meil tahetakse tuulikuid metsadesse ehitada, ka soodesse, rabadesse, siis seal tuleb väga sügav vundament teha, enamasti vaiade peale. Ja vaiad võivad minna 30 meetri sügavusele. Kui mingile alale puurida metsikus koguses 30 meetrise vaia, mida võib see tekitada selle ala veerežiimiga. Äkki keerame selle maal sood ja metsad tuksi. See on üks selline mõtlemise koht. Reaalselt. Tuulikud on ju sellised generaatorid, mis pöörlevad. Vabas looduses meil tavaliselt looduslikke objekte ei ole sellised, mis pöörleksid. Ja kõige suurem oht tuulikutel on ikkagi kureilistele ja kotlastele. Et siin eelmine ettekandja rääkis, et tema kodu lähedal on kotkaid. Väga hea. Need tuleb lihtsalt lasta veenvalt dokumenteerida ja valda viia. Et reaalselt seal on ka omad kaugused, kuhu võib seda tuulikut alles ehitada kotkaste elupaigast. Kuidas? Siin on riiklikud huvid, siis ei loe. Riiklik huvi peaks olema see, et elu säiliks riigis ja majandus õitseks. Et kui meil ei ole elu, siis meil ei ole mitte midagi riigis. Lisaks, mis väga suure küsimärgi mulle on tekitanud veel on see, et kes utiliseerib tuulikud. Jah, riigitegelased ütlevad, et tuulikomanikud. Aga teeme sellise väikse konstruktsiooni, et tuuliku eluiga sai läbi, tuulepargi eluiga sai läbi, firma pankrotis, omanikku ei ole, õige, vahelt. Palju õnne vallale. Iga tuuliku mahavõtmine maksab miljonid. Ja kõige parem nali selle asja juures on see, et tuulikulavad, neid utiliseeritakse läbi hakkuri.
ja ladustatakse maa alla. Alles tehti. Suurest oli seda ju uudistes kuulda, mis tehti ühe katki läinud tuulikulavaga, mis Sopi tuulepargis viga sai. Läks ilusti Akuresse. Tuulikud on ohutud ja igal pool meie ümber on nagu nii infraheli. See on väga hea selline demagoogiline võte, mida üritatakse rahvale maha müüa. Et jaa, meie ümber igal pool on infraheli, looduslikku, tehislikku, aga siin tuleb mängu see, et milline on looduslik infraheli ja milline on tehislik infraheli. Sellest ei taha keegi rääkida, nendest eripäradest. Jah, mere ääres meil on infraheli hästi palju, aga, ja väga suure tugevusega infraheli, aga ta on selline lainetav ja ei ole teravad mütakad. Tuulikutest tulenev infraheli ja ka meist inimestest tulenev infraheli, kõnest tulenev infraheli on väga terav mütakas. Lihtsalt selle mütaka võimsus on tuulikutel suurem kui inimestel. Absoluutselt kõik, mis liigub, tekitab infraheli. Aga infraheli signatuurid on erinevad. Et nii palju, kui mina olen asjast aru saanud, siis kahjulik ongi see, et tuulikutest tulenev infraheli on impulsiline. Impuls on väga suur energiaga ja kui tuuliku rootor pöörleb 10 pöörab minutis ja tal on 3 laba rootoril, siis tuleb tegelikult ju 30 mütakat minutis. Ja need mütakad vaibuvad hormooniliseks jadaks ja reaalselt tuleb neid mütakaid hästi tihti, hästi palju ja neid mütakaid ei ole mõõdetud Eestis. See on põhiline probleem. Siin on siis üks väikene näide infraheli erinevusest. Vasakpoolne sonogramm on Roma rannast, Taanis 13. detsember 2016. Ja parempoolne sonogramm on siis tuulikute lähedalt. Ma ei hakka teda nime väänam. Ei ole minu keel. Et näete väga hästi, et tegelikult tuulikutest tulenev infraheli on teravad mütakad, mille energia on päris suur. Ma ei tea, kui suured tuulikud need olid, mida mõõdeti, mille mõõtu sonogramm teile siin näha on. Seda ma ei oska teile praegu öelda, aga nad olid väiksemad kui meile planeeritud. Sellised hetkel maailmas ei ole nii suuri tuulikuid väga palju tehtud. Probleem nende heli mõõtmiste juures on see, et õiget infraheli mõõtmist on väga keerukas teha. See on väga kallis. See on see põhjus, miks seda ei ole Eestis tehtud. Eestis vist isegi puudub kompetents reaalselt sellise asja tegemiseks. Et Saardes mõõdeti infraheli. Jah. Ma korra viskasin pilgu peale sellele, mis seal tehti ja see paber, mis seal toodeti, see sobiks hästi vetsuga, sellepärast, et täielik jama, mis seal tehti. Saardes ei olnud õige metoodika, millega mõõdeti. Hiljem on välja tulnud ka see, et reaalselt see mõõteaparatuur oli kalibreerimata, taatlemata. Et nii-öelda see on teaduslik mõõtmine, vaid lihtsalt mingi informatiivne. Aga kuna metoodika oli vale, siis mõõtmine teebki jama, mis seal tehti. Et see on see karm tõde lihtsalt hetkel. Et kui soovida saada mingeid regulaarseid tulemusi või reaalseid tulemusi infrahelides, siis peaks ikkagi metoodika õige valima. Tuleks aru saada, millal inimestel on probleem tervisega. Ja vastavalt sellele siis ka mõõtemetoodikat muuta, et mõõta infraheli tasemeid see hetk, kui inimestel on probleem.
mitte mõõta neid siis, kui suure tõenäosusega ei ole probleemi. Aastas on 8760 tundi. Ja kui seda mõõtmist tehti 2 × 24 tundi, siis ainuüksi see mõõtmispikkus on täiesti mõttetu. Samamoodi ma ei ole näinud, et oleks seal välja toodud tuulesuund mikrofonide suhtes ja tuulekiirus ja tiiviku rootorite pöörlemiskiirus. Neid keegi ei vaadanud. Jällegi, metoodiline viga. Ja veel üks komponent selles suures demagoogia hädas. Mõõtmised tuleb teha öösel. Miks öösel? Üleüldine foon, helide foon on madal. Ja mõõtmised tuleb teha alla tuult. Selleks, et heli läheb kandur tuule suunas kaugemale. Et kui ka neid kahte väikest nüanssi eiratakse, siis ongi juba jälle mõttetu mõõtmine, mõttetu ajaraisk. Ja ametlikest allikatest meil on näinud, et oleks keegi üritanud analüüsida inimeste probleemi kuupäevasid, tuulesuundasid, tuulekiiruseid. Seda ei tehta. Miks? Miks seda ei tehta? On minu küsimus. Aga meil on siin saalis poliitikud, kes võiksid need asjad üles tõstatada, eriti kohalikud poliitikud, regionaalsed, selleks, et mina näen seda, et nende andmete pealt, mida meile esitatakse, ei tohiks mitte mingeid otsuseid teha. See on täielik jama. Kokkuvõtteks, mida mina arvan sellest kõigest. Et kõik uuringud reaalselt meil tehakse hetkel sedasi, et probleemid välja tuleks. Või probleemid oleksid võimalikult väikesed. Teine probleem on ka KMH-des, kus võetakse mingeid subjektiivseid hinnanguid objektiivselt asjadest vaatlemata. Ja kui öelda, et see hinnang on vale, mida te olete andnud, siis öeldakse, et ei, see on õige. Ja ei arvestata mitte millegi. See on järgmine probleem, et kui KMH tegijad eiravad kõike kriitikat, siis järelikult seal on probleem. Miks eiratakse? Ja ma arvan, et see probleem ei ole mitte selles, et see kriitika oleks mõttetu, vaid seal on ikkagi hinnangutes probleemid sees. Ennem kui ei ole veenvaid mõõtmistulemusi õige metoodikaga, metoodika ei oleks korralikult lahti kirjutatud ja põhjendatud, miks just niimoodi mõõdeti, et siis jällegi mina kohaliku poliitikuna ei suudaks teha otsust selles kasuks, et kas teha nüüd tuulepark või mitte teha. Veel meid analüüsi ma ei ole näinud mitte kuskilt. Räägitakse mingitest numbritest, andke valemid, andke algandmed. Mitte keegi ei anna. Meie peaminister ütleb selle kohta, et ärgem süübigem väga numbrimaagesse. Aga energeetika, mis energeetika on? Puhas numbrimaagia. Kui energeetikas numbrid kokku ei lähe, siis on ka asi jamma. Siis tuleb kustu, kui energeetikas numbrid kokku ei lähe. Ja minu arvamus on see, et kohalikud poliitikud peavad esitama reaalseid teravaid küsimusi nii arendajatele kui ka riigile ja nõudma adekvaatseid vastuseid. Ma olen käinud mõnedel koosolekutel ja need vastused, mis on tulnud olla ametnikelt, on pehmelt öeldes piinlikud. Need ei ole vastused. See on puhas demagoogia, mis tuleb. Usu pealt ei ole võimalik energeetikat teha. Energeetika on siiski numbrimaagia.
ja usk siin ei aita. Me võime panna mitu küünalt kirikusse, aga kui võimsust ei ole, elektrit ei ole, siis seda ei ole. Kui tuult ei ole, päikest ei ole ja neil naabritel ei ole piisavalt energiatootmisreserve, et meid hädast välja aidata, siis meil elektrit ei ole lihtsalt. Küünlad siin ei aita, kahjuks. Ja kõige olulisem, kuna seadusandlus on juba jama, ei ole reguleeritud, on müra reguleeritud ainult liiklusmüra tasemel, mis kõlbab ainult linna oludesse, et siis tegelikult peaksid kohalikud poliitikud nõudma seda, et seadusandja teeks seadused korda. Ennem ei ole võimalik mitte mingeid otsuseid teha. Ja minu arvates ei ole see täiskasvanud käitumine, kui saadakse aru, ma vähemalt loodan, et saadakse aru, et on seadustes augud sees, seadused on puudulikud, aga öeldakse, et me teeme kõike seaduste järgi. Andke andeks, see ei ole täiskasvanud. Vähemalt võiks tunnistada, et jah, seadus on puudulik. Ja lõpetuseks natukene teravamad read, et jah, eriti kohalikud poliitikud, et hetkel on suur pall nende väravas, et nad võiksid suureks kasvada, reaalselt huvituda asjadest ja endale asjad selgeks teha, ennem kui hakkate otsuseid tegema. Sest et need otsused, kui need otsused valesti lähevad, siis on väga halvad tagajärjed. Just energeetikas, inimeste ja üldse looduse tervises. Aitäh! Nii, kas saalil on üks küsimus siin, üks kiire küsimus ja kui kellelgi on veel küsimus, siis jätke see paneeli tarbeks. Nii, kõigepealt siit, jah. Nii, tervist, mina olen Erik Berlin. Tahtsin natukene hoogu juurde anda meile, et Margus ütles väga olulise asja välja, et kõik uuringud tehakse nõnda, et probleemid välja tuleks. Ja minu arust sellest me ei saa edasi ega üle vaadata ja olles selle tuuliku teemaga siis põhjalikult tegelenud, ma tean, et siin saalis on rohkem kompetentsi kui Riigikogus, kui Keskkonnaministeeriumis. Kliimaministeerium on raske öelda. Aga Kalle Grünthal ütles, et kas me teame, miks see protsess on tagurpidi käima läinud. Et kuidas me saame seda nii teha? Et kui meretuuliku subsiidiumitega juba jäädi vahele, 2,6 miljardit on riigieelarvest üüratu summa. Sinna kõrvale jäeti ütlemata, kuidas võrgutasu tõuseb, kuidas liini ehitustasu circa 10 miljonit on Martin Helme öelnud, mis see lisaks sinna juurde läheb. Mina ütlen, et me tegelikult teame, millist mõju tuulikud meil omavad, et me ei pea tegema nullist uut uuringut või et ootame neid saarde uubimusi ja siis saame teada, kuidas kõik on turvaline. Vändra omavalitsusjuhtide koosoleku järgselt andis Yoko Alender siis intervjuu televisioonile, kus ta siis ütles, et me paneme või laseme siis neil tõestada, et infrahelil ei ole mõju. Ehk siis, kui sa paned sellise uurimuse küsimuse püstituse juba, siis see näitab juba, et sa ei ole ju erapooletu. Et minu arust me ei saa sellest kohast edasi vaadata, et 2010 Jaanus Tamkivi sai siis Hanno Pevkurilt kirja, keskkonnaminister sai sotsiaalministrilt kirja, kus oli TTÜ ekspertgrupi analüüs kõrval tuulikutest lähtuv tervisemõju, kus oli siis võetud üle maailma Euroopast igalt poolt näiteid, teadustöid ja ma olen ise ka saatnud kõikidesse valdadesse, kus mingil määral tuulearendus töötab või mingi protsess käib.
üle 30 uurimuse, mis kõik ütlevad, et näed, tervisemured, 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 tervisemured. Ehk siis, kui meil kuskil maailmas on tõestatud, et tuulikutel on negatiivne mõju inimeste tervisele või loodusele, üks kaalukamaid, mõjukamaid uurimusi selleks on Hiinas tehtud 2020 aasta uurimus, kus on üle 100 000 tuuliku üle 10 aasta või isegi rohkem kaua neid uuriti ja leiti, et kogu elusloodus, kogu elutegevus on pärsitud raku tasandil sellest tuulepargist. Me oleme ka elusloodus ja erinevad uurimused, mis näitavad siis sündimuse, arengu, selliseid mõjusid, mida me ei saa eirata. Et kui meil on uurimus olemas, ükskõik kust maailmas see tehtud on, siis me ei saa vaadata lihtsalt siira näoga ministrile otsa, et okei, otsi, kuidas paberil asi korda saada. Kas siit tuleb küsimus ka? Mul üks härra ootab ka veel ühe küsimusega. Et küsimus esinejale. Ma paneks selle fookuse võib-olla panelistidele saalile, et vaatame korra nii, et kui meie valitsuse esindajad on juba vahele jäänud valetamise, vassimise, otsuste tegemisega enne analüüse, et millest me nagu veel räägime, me peaksime võtma selles kohas nagu vastutusele. Et Margus ütles ka, et kuidas nagu tellimuse teadusega saab asjad nagu paika panna, et uuringud antakse, püstitatakse eesmärk leida, et mõju ei ole. No, just me ei pea kaugemale vaatama, küsimus on, et mida me siis nüüd edasi teeme. Mina olen neid uurimusi nii palju leidnud, et tuulikutel on negatiivne tervisemõju. See ongi meie küsimus, kuhu liigud südama, kuhu liigud Eesti ümarlauale, aga palun Kristo enne veel, kui me jätkame, et üks härra tõusis püsti juba, et ma annaksin küsimuseks sõna. Jah, mul on küsimus kui elektriinsenerile. Kuulasin just enne siia tulekut raadios, kui meie uus energeetika ja keskkonnaminister vastas reporteri küsimusele, et aga kui meie inimesed ei lase enda taga aeda tuulikuid püstitada, et mis siis saab? Ja ministri vastus oli selline, et sellisel juhul inimesed peaksid arvestama kõrgete elektrihindade ja volatiilsete hindadega. Nii ja nüüd on minu küsimus on, et kas minister ei saa mitte tagurpidi asjast aru, kas just tuulikud ei põhjusta meil hindade volatiilsust? Või on see niimoodi, et tuulikud tekitavad meile ühtlase elektrihinna? Tegelikult on ju seis selles, et tuulikud tekitavad ka selle volatiilse hinna. Tuulikud ja päiksepaneelid tekitavad koosmõjus selle volatiilse hinna, sellepärast, et keegi ei ole nõus kahjuks reguleerima tuulikute ja päiksepaneelide võimsust. Reguleeritakse põlevkivijaamade võimsust. Mida see teeb? Ta viib põlevkivijaamade eritatud CO2 üles. Ja CO2 eest peavad põlevkivijaama operaatorid maksma. Et reaalsus on see, et mida tuleks teha moratoorium suurtele tuulikuparkidele, suurtele päikeseparkidele ja teha vanad energiablokid, renoveerida katlad, põlevkivi katlad kiirkihtehnoloogia peale ja säilitada see veneaegne kontseptsioon, et blokke on palju ja mõnel blokil on, ühel katlal on 2 generaatorit, et hajutada tootmisriske. Hetkel on meil üks suur Auvere jaam. Kui sellega midagi juhtub, siis on juhtunud. Siis on väga suur tootmisvõimekus turult väljas. Aga kui on neid põlevkivijaamasid palju ja kiirkihtehnoloogiat ei saasta sedasi nagu tolmpõletused, sellest jällegi ei räägi mitte keegi, kes tahab põlevkivienergeetikat väga mustaks teha. Et tegelikult kiirkihtehnoloogia katlas on oluliselt puhtam kui tolmpõletus või teised vanad veneaegsed põletustehnoloogiad. Et meie ainukene variant on ikkagi Eesti vaine toore. Mitte midagi ei ole teha.
ja kusjuures, kui me räägime kaevandusprobleemidest, kas te arvate, et need kaevandused töötavad elektriliste sõidukitega, või kus kaevandatakse materjale tuulikute päiksepaneelide jaoks? Kahtlen natukene. Seal põletatakse diislit ja rämedat. Nii, aga... Suur tänu. Jah. Kas seda küsimust saab ka paneelis küsida? Siis teeme niimoodi, et küsime paneelis küsimusi ja teeme Margusele aplausi, sest